Tere ilusat reede hommikut kõigile. Täna on meil amps, millest me räägime siis vaipkoodimisest, mis on viimasel, ma ei teagi, äkki aasta aega või kaua see siin trendina niimoodi ülesmäge on liikunud mööda maailma. Ja panin siia küsimuse ka chati, et ole hea, kirjuta, et mis suhe sul vaipkoodimisega on, et kas sa oled midagi valmis vaipkoodinud juba, võib-olla paar-kolm asja. Ja täna meil on külas Krister, kes on tarkvara arendaja ja veebikoolis ka koolitaja, et algamas on üks hästi äge programm, mis on siis programmeerimise loogikast, mis täna on tulnud teemaks täiesti tavainimestele just sellepärast, et tavainimestel ongi võimalik ehitada rakendusi kas või iga päev. Lihtsalt vestlusaknas lähed, ütled ai-le, mida sa tahad ja niimoodi see kulgeb. Et see on, minu jaoks on see küll selline väga põnev teema, et ja näha neid kiireid tulemusi. Ja ma loodan, et sinu jaoks ka, et kui sa oled proovinud, siis kindlasti sa oled põnevil, aga anna märku, kuidas sul suhe vibe-koodimisega on, kas oled midagi valmis saanud, mis probleemid sul on tekkinud, et kirjuta kommentaari oma kogemused. Aga tere tulemast siis, Krister, sa oled kuskil, kus Tšau, kandis sa oled praegu? elan Prantsusmaal, kas mind on kuulda? Oo, Prantsusmaal, kus lõuna või põhja või? Kuskil keskel idas, mul on siin pere. Me just eile Ahah, öösel jõudsime, ma siin kähkuga vaatasin, et internet ikkagi ei tööta, aga viskasin Starlinki püsti ja see ka kuidagi hädine täna. ahah. varem oli alati Aga jube hea. seda kuumalainet ei ole sul seal või? Meil täna ka kuni 29 kraadi. Tead, me tegelikult olime üldse Austrias ja siis me Mhm. vaatasime, et need kuumalained, kui me seal kämperis elame, on ikka nii jõhkrad, et siis leidsimegi, et prioriteet on jõuda siia. Noh, siin on suur kivimaja, et siin saab mõnusalt puhata. Noh, bassein ka. Kiirustasime, me ärkasime kell 6 hommikul üles selleks, et 3 tundi sõita ja ega päeval ülejäänud aja olime siis kuskil järve ääres. Ahah. No väga lahe. Räägi natukene endast, et ma arvan, et meil äkki mõni siin vaatajate hulgast ei ole sinuga tuttav, kuigi sa oled veebikoolis juba käinud ka oma nägu näitamas mitu korda. Ja Aga ikkagi ma räägi endast. vaatan, et ma olen väga Jeesuse näoga siin praegu On siin jah, valguses, kuidagi nagu ei sa oled väga toimi püha hästi. täna hommikul. Et ma olen siis jah, programmeerija olnud enne seda AI värki ikkagi üle 10 aasta. Ja kuna ma olen ka ettevõtja, siis mind see AI värk ikkagi nagu väga tõmbab, et ma saan rohkem asju läbi katsetada, klientidele paremat teenust pakkuda ja kokkuvõttes mul on, olles siis ka tarkvaraagentuuri pidanud varem, siis mul on kokkuvõttes hea meel, et inimesed ei pea iga liigutuse peale kohe mitu tonni maksma, et see on selles mõttes ikkagi väga positiivne muutus. Kuhu see ühiskond meil sellega jõuab, Mhm. ei tea. Sina oled minu tutvusringkonnas esimene selline tarkvaraarendaja, kes ei nori ja ei nääguta nende tavainimeste kallal, kes vibe koodima hakkavad, vaid pigem nagu aitad neid, mis on hästi äge, et sest et ma arvan, et üks Ja põhjus, miks inimesed ei julge nagu sotsiaalmeedias jagada oma vibe kooditud asju, on sellepärast, et kohe tuleb tuld ja tõrva tarkvaraarendajate poolt, et mul ongi küsimus, et miks need teised tarkvaraarendajad, mõned siis nendest, on pahased inimeste peale, kes vibe koodivad? see on sellepärast, et vaata, see põhioletus on see, et vaata, et see AI võtab progeja töö ära, onju, aga see ei ole tegelikult põhjus, sest et me tegelikult seda lõppkokkuvõttes ei karda, midagi me ikka teeme, onju. Aga probleem on selles, et kui inimene on ikkagi nagu noh, käis 3 aastat ülikoolis ja mingi ongi 10 aastat kogemust ja nüüd ta on leidnud mingi koha omal ühiskonnas, kus ta saab nagu panustada. Ja siis põhimõtteliselt tuleb mingisugune vidin, mis nagu justkui teeb selle töö ära, siis see nagu häirib, aga teine pool on see, et vibe-kooderitel on natuke see ai psühhoos, kus nad arvavadki, et nad on ilgelt head. Nad ilgelt hästi oskavad ja teavad kõike. Ma olen nüüd teinud koodi review sid ka ja ma olen tähele pannud seda, et nagu vibe kooditud koodi review sid on ju. Ja ma olen tähele pannud seda, et kui sa need vead kõik talle ette annad inimesele, siis ta vaatab üle, laseb cloud'il jälle kõik korda teha ja siis põhimõtteliselt mõtleb, et aga ma oleks ju võinud kohe Claudilt sedasama asja küsida, et miks mul sind üldse vaja oli, onju. Aga noh, nad ei saagi aru, et siin kraan hüppab, mingid koerad said kokku esimest korda, õed. Et ühesõnaga, ma arvan, et see mull on lihtsalt selline praegu, ma arvan, et see on mööduv nähtus, Mhm, progejate see vastuhakk ja ka vibe-kooderite suhtes. See on mhm. mööduv, aga praegu on jah, sihuke hästi ebakindel ja kõik kuidagi natuke liiga ülbed tegelikult, noh.
Mhm. et need vead, mis ma olen nendest programmidest üles leidnud, on ikka nagu progeja maailmas jõhkrad, aga vibecoderid ei tähtsusta neid väga, sest nende jaoks väga nagu töötab ju. mhm. Aga nad ei saa aru, et kui neil tuleb üle 10 kasutaja, siis see enam ei tööta. okei okay., vot siia ma tahtsingi nüüd järgmisena jõuda, et kui sa nüüd oled neid koodi review sid teinud nendele whitecoderite asjadele, et mis need nagu kõige suuremad kalad on tavaliselt või noh, kas just sinu kogemuse puhul või üldiselt ka, et mis on kõik niisugused suuremad kalad ja ohud, mida whitecode'ija võib teha oma rakendusele? No see põhimõte, kui ma niimoodi üldistan, eks ole, see põhiline probleem ongi just see, et ai töö on näiliselt see tööle panna see asi. Mm. Ja kuni sinnamaani, et kõik töötabki, kõik, mis sa klikid, kõik, mis sa teed, nagu töötab, aga need kasutajad ei tee kunagi seda, mis sa arvad, et nad teevad, on ju, ja nii kui nad mööda klikivad, lihtsalt läheb kõik katki ja mitte midagi enam ei tööta. Aga teine pool on see, et see arhitektuur tihtipeale on üles ehitatud niimoodi, et kuidas ma nüüd ütlen, vaata, ma toon võib-olla sellise nagu populaarsema näite, et andmebaasi asemel on CSV fail. Mhm. Et nagu päris ehtsalt sellist asja ma näinud ei ole, aga samas need vead nagu kõik viitavad sinna samma kohta, et kui on nagu tööriistad nagu noh, progeja maailmas ülimalt tavalised tööriistad on kätte antud ja me neid kasutame, siis need vead, mida ai teeb, kaasa arvatud ikkagi need fail'id ja kõik need uhked mudelid ka, need on väga lahedad, ma tean, mulle ka meeldib kasutada, kui tuleb uus asi välja, onju. Aga siis ma ikkagi vaatan seda, et mida ta muudab ja vaatan mingit muudatust, et nagu, come on, et see nagu, millega see üldse seotud on see teeb liiga keeruliseks asja, ta läheb ilgelt suure ringiga, sul sihuke asi nagu tehniline võlg on nii metsik, et ongi, et kui sul tuleb 10 kasutajat peale, sul kõik jookseb kokku. Andmebaas ei jooksuta seda asja enam ja, ja klientide omavaheline suhtlus ja ütleme, tehnika on tegelikult keeruline asi Mhm. ja progeja töö enamasti ei olnud koodi kirjutamine tegelikult varem. Progeja töö oli keerukuse haldamine ja nüüd ai-ga mitte keegi ei halda seda keerukust, see ainult kasvab. Mm. okei okay., no me kõik teame kasutajatena, kes me oleme siin chat GPT-ga vestelnud, et ta alati kiidab takka ja ütleb pärast, et oh jah, jah, sul oli õigus, et vabandust ja vabandab ette ja taha. aga jah. kuidas üldse on võimalik, et inimene, kes ei jaga koodist ööd ega mütsi, saab siis nagu ai-ga või noh, kontrollida või teada, et kuidas üldse tema rakendus siis on päriselt ehitatud, nagu sa tõid näite, on ju, et see andmebaas ja tavaline fail, et näiliselt on kõik ilus, aga tegelikult seest on nagu liivaloss kogu asi. kuidas mina üldse, kui ma koodi ei mõista, kuidas ma saan nagu teada, kas mu rakendus peab vastu või mitte? Jah, kokkuvõttes see, mis ma ise ka teen, kuna ma kokkuvõttes ma ei viitsi koodi lugeda, ma kipun seda tegema, kuna see on ainus sihuke nagu ainus viis, kuidas ma selgeks teen, onju. Aga, aga mida ma kipun tegema, on see, et ma lihtsalt küsin talt lõputult küsimusi, kuidas mul see asi ikkagi siis töötab. Muidugi ma täiesti teadvustan seda, et palju mu küsimused ongi niimoodi seotud, et mul on mingi kogemus, kus on asjad valesti läinud, alati noh, palju asju, mis võivad valesti minna, ma lihtsalt küsin need läbi põhimõtteliselt ja see on hästi olukorra spetsiifiline, et mul pole isegi mingisugust ühte nõud anda niimoodi, onju. Aga samas, kui sa lihtsalt küsid, kuidas asjad töötavad ja sul tekib mingi probleem, siis sul tekib mingi aimdus ka, kus see probleem võiks olla ja sa saad ta kohe sinna suunata, ta ei pea seda otsima hakkama, sa saad ta suunata. ja sealjuures see näide, vaata, et mingid asjad ei tööta, et ma pean kihla, et siin kuulajad mõtlevad, et aga mis asja, et mul kõik töötab, et kui mul ei tööta, ma ütlen ai-le ja siis hakkab tööle, onju. Aga ma ei tea, minu isiklik kogemus on ikkagi see, et ta võib seda ühte viga otsida terve päev. Ta Mm. kirjutab, ta kirjutab 20 minutiga mingi ilgemalt suure asja kokku ja kui -hmm. üks asi ei tööta, siis ta võib nagu kulutada sinna oluliselt rohkem aega kui see algse kirjutamise peale. Mm -hmm. ja, ja põhimõtteliselt kuidas ma need asjad üles leian, ongi niimoodi, et ma lihtsalt küsin, et okei, aga kuidas siis see töötab, et kust see viga tuleb, et mis variandid üldse on, aga kuidas see töötab ja siis üks näide, mis mul endal hiljuti oli, noh, nüüd ütleks juba natuke paar kuud tagasi, see on juba suur aeg, onju väga oli sihuke ai-maailm olukord, et väga just, oli sihuke olukord, et mina tean, et kui sa faili kopid arvutis ühest kohast teise, siis see võtab aega, sest et noh, sa ikkagi võtad kettalt ühest kohast ja viid teise ja sul on nüüd 2 faili, onju.
aga kui sa liigutad ühest kohast teise, see on nagu kohe, sest et ta lihtsalt kirjutab ümber, mis ta asukoht on. Nii. Ja minu äpis siis oli sihuke asi sisse kirjutatud, kus oli vaja see liigutus teha, et ta liigutab faili ühest kohast teise, aga tema oli hakanud kopima. Ja ma juba aimasin, et see on see probleem, et miks mu rakendus on nii aeglane, et ma laen ühe video ülesse ja siis ta jookseb kokku. Ma aimasin, et see vige on, aga ma meelega hakkasin teda nagu vitsutama, et kas ta ise leiab selle üles, ta ei leidnudki. Ta ei leidnudki seda ülesse ja see on sellepärast, et AI-del on pimenurgad. No hästi palju neid kohe, see on nagu mummuline, see on niisugune kuumaastik, kõik kohad täis on ja kui ta nüüd kirjutab sulle koodi, tal oli pime auk, pime nurk on ju, ta tegi mingi asja valesti ja kui sa küsid talt selle kohta, siis see pime nurk on endiselt seal ja ta ei saagi sulle vastata. Tema arust on kõik väga hästi. Ja ma lõpuks pidin talle ikkagi põhimõtteliselt küsima nagu otse, kuule, kas viga on täpselt selles. Ma isegi üritasin nagu viidata talle, kuule, kas viga võiks olla umbes sellises asjas, ta ei saanud midagi aru. Ütlesin, kuule, nüüd kontrollid üks asi üle. Sa oled geenius. Siin ongi viga. Aga sellest ei pääse, et kui sa enda rakendust, mida paremini sa enda rakendust tunned, seda kiiremini saad sa omal vead lahendatud. Ja kui sa koodi ei loe, siis sa pead lihtsalt nagu toetuma AI-le ja lihtsalt lõhki küsima, kuidas sul asjad töötavad. Tead, ma ei saa, ma pean praegu sisse tooma selle sama koolitluse, mis meil hakkab nüüd juba 1. septembril ja siis ma ei tea, kas tahtsid mingit demo ka meile näidata või kuidas sul internetiühendusega seal lood on? Tundub, et kõik töötab praegu. Mul on Okay. mul demo ei ole, aga mul on üks üsna hea screenshot. Ahah, aga oota natukene, ma kõigepealt jagan oma ekraani. Et lihtsalt kogu selle jutu peale, mis sa rääkisid praegu, oota, ma vaatan, kas ma ikka saan Kas ma jagada. saadan selle sulle või ma äkki jagan ikkagi ekraani? Sa võid panna tegelikult mulle Zoomi chati ka tegelikult, miks mitte, kui tahad. No ma Aga, panen. aga praegu hetkel ma Las näitan ei korraks tule. seda õpiprogrammi, mis meil hakkab, et kogu selle jutu peale, mis sa rääkisid, sest ma kujutan ette, et see, kuidas sina nii-öelda suhtled AI-ga on ju, ja kuidas üks tavainimene suhtleb AI-ga, kes samamoodi on ju, läheb sinna midagi whiteboard'ima, et me ei oska esiteks küsidagi neid asju nii, nagu me peaks küsima. aga ma ütlen omast kogemusest, et ma olen nüüd ka siin on ju pool aastat kõvasti whiteboard inud ja ma olen peamiselt WordPressi lehti whiteboard inud. ja mis ma näen, on see, et nii vajalik on need elementaarsed nagu oskused, et sa saaksid aru, esiteks, mis koodid on ju, või noh, seda ma küsin tegelikult sinu käest, et mis on need põhioskused, mida on vaja teada selleks, et hästi vaid koodida? Kuule, ma toon sulle, võta see screenshot lahti, äkki näitame, sest et ahah, see nagu okei, illustreerib olgu, kogu seda pointi minu arust üsna hästi. ahah, davai, vaata. Ja nii kaua ma räägin juurde, et kood on, eks ole, hästi keeruline, täitsa nagu ulme, maagia ja kes see seda ikka tahab lugeda, blablabla, onju. Aga tegelikult on programmeerimine ju inglise keeles, see on loodud inimestele, mitte arvutile. Arvuti mõtleb bittides ehk siis ühed ja nullid, on ju. Aga programmeerimiskeel on ikkagi loodud selleks, et inimene saaks arvutist aru. Seega seda, et tal on teatud nagu keerukused muidugi sees, ta ei ole mingi lihtne asi nagu suuremas pildis, aga samas, kui mina libistan oma silmadega cloudi muudatustel nagu üle, vaatan, mida ta muudab, siis ma ei loe selle pilguga, et kuidas nagu, mida see sümbol teeb, blablabla. Ma vaatan suuremat pilti, et kas ta üldse tegeleb õige asjaga ja kas ta äkki teeb liiga palju asju. tead, sa võid ise proovida jagada ekraani, ma ei saa millegipärast seda hästi lahti ja ta on kuidagi nii väike, ma Okei. ütlesin, et No eks peabki sisse suumima niikuinii, jah. jah. Nii. Tuleb midagi? Praegu jah, tuli. mina tulin suurelt ette. Jep. Ahah. Seda ma ei saa vist üldse ära või? Okei. Mul on nii spetsiifiline Linux, et nii. väga ilus pilt Sihuke tuli. error. ja. Sihuke error on ju. See nüüd on by the way ühe väga-väga seenior, kui ma võin ennast nimetada seeniori arendajaks sellepärast, et ma olen 10 aastat arendanud, on ju, siis on nagu tegelikult seeniorid ka, kes nagu päriselt oskavad nagu super hästi. Tema saatis mulle siukse screenshot'i, vaata siin ma loen välja, et seal on mingi Supabase'i asi, on ju. Aga nüüd,
mis siin naljakat on selles ekraanis? Ma saan aru, et see on ilgelt tihe, ilgelt palju on siin mingit sousti ja värve ja kõike, et mitte midagi aru ei saa, onju. Aga kui sa koodi oskad lugeda, siis sa ei vaatagi kõike seda. Sa vaatad ainult üksikuid asju. Näed, kui on error, kas sa mu hiirt näed ka või? ei, Tahaks näpuga näidata. Aga näita mida näpuga. see siin ütleb? 4. real on if error, onju, et kui on error ja siis järgmine rida ütleb, et kui selle errori message'i sees on foreign key constraint, foreign key nüüd on, keegi muidugi ei tea, mis need on, kõik on, eks ole, vaikooderid, aga iga arendaja teab, et see on lihtsalt üks andmebaasi termin. See on üks andmebaasi termin, ehk siis andmebaasis läks midagi valesti, rohkem ei peagi teadma. Lähen 2 rida edasi, siin ütleb, et set status, teie sessioon on aegunud, palun logige uuesti sisse. Ehk siis andmetes on probleem, andmebaas läks katki, ai progress selle asja niimoodi, et ta logis su välja, sest et sessioon on aegunud. Need 2 asja pole absoluutselt seotud. See on null seost. See ei ole isegi loogiline, mida ta siin teeb praegu, aga kuna progejad on ju, kes loevad natukene koodi, nad ei loe igat rida, nad ei loe igat sümbolit, nad lihtsalt sirvivad, vaatavad siin paart asja ja nad vaatavad selle üle, vaatavad, et see on täielik soust. Kusjuures mul on niimoodi veel, et ma panen selle kinni, ma tean, et see inimesi häirib. see rikub liiga palju. ilusa reede hommiku ära kohe. et mul on isegi niimoodi kujunenud harjumus nüüd, et kui see cloud progeb, ma sirvin seda koodi jällegi, kõik ei loe, mis silma jääb, see jääb, on, see on niisugune pisteline kontroll, see ei ole nagu päris koodi lugemine. Aga nii kui ma näen midagi, siis ma juba kirjutan talle prompti nii. Märkasin, et sul oli siin see asi, seleta see lahti, mis asi see üldse on, sest et ei, ma ei tea kõike. Ma enamasti, kui ma kokkuvõttes, kui ma võtan kõik teadmised, mis progejal on võimalik teha, ma ei tea midagi, tegelikult ma ei tea midagi, ma lihtsalt oskan mingi mustrid märgata, noh. Ma olen õppinud mustri märkama, et kirjutan talle kohe, et kuule, märkan seda, miks see siin on, mis asi see on, kas äkki võiks nii teha, lihtsalt kirjutan selle prompti valmis ja kui ta on progemise lõpetanud, vajutan enterit ja siis ta vastab mu küsimustele, me arutame läbi ja ta teeb need parandused jooksvalt nagu. Nii, ja kui, noh, mis ma enne öelnud on ju, ma olen tegelikult õpetaja Polütehnikumis, nüüd septembris hakkab jälle uue hooga, on ju. Ma just teen oma materjali uueks. Marikan, mul on nii ägedad materjalid, sa ei kujuta ette. Igastahes ma nagu reaalselt alustan loogikast, ma isegi ei alusta progemisest enam, sest et kogu see progemise asi ei ole üldse nii raske, kui õppejõud ja progejad kõik tahavad nagu sulle näidata, sest et nad tahavad näidata, et nemad on targad ja kui sa hakkama ei saa, siis lihtsalt nagu kuidagi kehva inimene, aga ma lihtsalt ei ole sellega nõus. Kui inimene hakkama ei saa, siis õpetaja pole head tööd teinud. Nii. Aga õpetajana ma ütlen seda, et see teadmine, mida sul võiks olla, ei pea olema 10 aastat kogemust, sul peab olema põhimõtteliselt aru saada, mis asi on if lause, mis asi on tsükkel, mis asi on funktsioon ja siis, kui me andmetest räägime, eks ole, et me oleme harjunud mõtlema, meil on andmebaasid, kõik see on nii keeruline. No tegelikult ei ole, noh, tegelikult on niimoodi, et sul on tabelid täpselt samamoodi nagu Excelis ja sul on 2 sorti andmeid. Sul on numbrid ja sul on sõnad. Ja kõik andmed, mis üldse maailmas on, koosnevad neist 2. Et kui sa lähed programmeerimist õppima kuskile TTÜ-sse või midagi, siis nad laovad sulle ette, et andmetüüpe on kuskil 25. No jaa, aga kui me nüüd oleme päris ausad, see screenshot, mis ma näitasin, on ju, JavaScripti maailmas, mida kõik vibecoderid kasutavad, seal on täpselt 2 andmetüüpi tegelikult, et sul on numbrid ja sul on nagu sõnad või nagu laused, eks ole. Ja siis on sul 2 tükki on tegelikult veel, eks ole, aga need on juba andmekogud, noh. Ja see ei ole ka midagi, üks nimekiri lihtsalt, ei ole midagi hullu. Et kui sa selle baasi endale selgeks teed ja see ongi see, mis ma õpetan selle kursusel ka, on ju, siis ma vean kihla, et asjad lähevad ladusamalt, siis see, mida see cloud sulle nii selles muudatustes näitab, kui ka mida ta seletab sulle, on kõik nii palju lihtsam ja loogilisem. See on nagu, et selleks, et autoga sõita, eks ole,
et vibecoderid nagu lihtsalt istusid sisse ja lükkasid käigu ja gaasi, aga kas sa tead, et sul on rool ka ja rooli keeramiseks ei ole sul tegelikult nii palju taipu vaja, sa lihtsalt paned käed külge ja hakkad katsetama, onju. Mhm. Ja, nii et ma ei tea, ma lugesin välja siit hea uudise vibecoderitele, et ma ei pea minema 4 aastaks ülikooli, et õppima ära programmeerimiskeelt, vaid mul on vaja aru saada see loogika ja need põhiasjad siis, mida sa seal veebikooli õpiprogrammis meile ka õpetad. ja kas on nii või? täpselt nii ongi jah, et jah, aitäh, Liire, mul toodi nüüd viinamarju. Oo, nii väiksed aga vist ma ei tea, magusad need vist ei ole veel valmis. Ja vaata, lõpuks on ju niimoodi, et üleüldse nagu, okei, tegelikult ma nüüd räägin ühe teise asja, mis nüüd ei vasta täpselt küsimusele, aga minu arust on hästi oluline, mida ma nüüd septembris esimese asjana õpilastele ka räägin. ai on ju, me ei tea, mis tuleb, me tõesti ei tea, kui heaks see ai nagu reaalselt saab, et kellel veel üldse töö alles on. Elon Musk'i seda intervjuud vaatasin just otsast lõpuni, need mul viskasid need meemid üle, onju. Ja tüüp ütleb reaalselt, et noh, et 10 aasta pärast meil arvutid või need ai ja robotid teevad ära literaali kõik töö. Ta ütles, et ma isegi ei juhi oma ettevõtet, ai on parem minust. Minu jaoks on see bullshit ja ütles lisaks, et praegu juba on ai on parem kui 90% progejaid. No ja, aga miks pean mina siis selle cloud'i taga istuma, noh? Miks ma pean ta vigu parandama siis, eks ole? Ma ei ole hea progeja tegelikult, mul on pikk kogemus, aga ma ei ole nagu seenior, kes nagu Pipedrive'is asju üleval hoiab, onju. Igastahes, aga ma tean seda, et mis iganes tuleb, võidavad need, kes suudavad midagi õppida. Võidavad need, kes teavad natuke rohkem, kes saavad natukene rohkem aru asjadest. Ja sellepärast ma ise nagu oma seda õpilastega vormistangi selle mõtte rohkem ümber, et mitte, et sa nüüd, no tõesti, kui sa tahad progejana karjääri teha, kui sa tahad päriselt palka saada tulevikus, ma pean kihrad progejaid on väga vähe 10 aasta pärast, aga neid on hädasti vaja, et üleval asju hoida, onju. Ja kui sa tahad karjääri sellest teha, siis muidugi õpi progemist. Aga üldrahvale ma ütlen, mida rohkem sa midagi tead, mida rohkem sa õpid, mida rohkem sa oled õpivõimeline, siis see kõik tuleb sulle kasuks maailmas, kus kõik kogu aeg ainult muutub ja kõike automatiseeritakse. kuule, aga kui on ikkagi, minu tutvusringkonnas on, noh, mina olen arvutiga nagu harjunud ja sõbraks saanud ja mulle meeldib arvutis asju teha, aga mul on tutvusringkonnas inimesi, ettevõtjaid, kes tegelikult nagu vihkavad seda arvutit ja päriselt, kui sa näitad neile seda pilti, onju, mida sa nüüd meile just näitasid, siis see noh, on väga-väga hirmus ehk siis tohutu vastumeelsus on nagu kõige selle keerulise pealt ja meil on niisugune mõtteplokk peas, et ma ei ole mingi tehniline inimene ja nii edasi. mida sa nendele inimestele ütled, kes ikkagi tahavad vibecode'ida mingeid asju, aga neil on tohutu plokk peas nagu selle tehnilisuse vastu? Tead, ma jagan korra ekraani jälle, sest et sa ei kujuta ette, mida ma tegin. ei See, mida kujuta. minu õpilased nüüd hakkavad saama, on imelik lausa. See on natukene imelik. Nii, näed. ja näen. Tinker. Tinker on minu see õpiplatvorm. Mina alustan sellest. Ma saan aru, miks et sihuke see nimi, kohe... et ütle kõigepealt, miks sihuke nimi? Tinker on nagu, mul on mingisugune nüüdseks vist 7 aastat, ma olen katsetanud eri viise, kuidas õpetada programmeerimist. Ja Tinker ehk siis tõlkes nagu nokitsemine. Ma tahan, et sa ei peaks mitte istuma ja tuupima ja mingi räigelt, ma ei tea, mis raskustes elama, onju. Ma tahan, et sa tuled ja nokitsed ja sa satud hasarti ja siis muu seas õpid selle asja ära, mitte et sa pead seda suruma. Ja ma tegin siukse mängu, kus siis võib-olla koheselt ei saa midagi väga aru, onju. Ma pole seda veel katsetanud õpilastega, et võib-olla ma pean siin seletama, et sul on alguses on see mingi kujuke, mis siin üleval on ja su eesmärk on saada see kujuke, mis siin all on. Ja kõige all on 3 nuppu. Ja näiteks, kui vajutan ühe peale, asjad läksid teistpidi. Ahah, ma võin neid siis edasi-tagasi siin pendeldada. Vajutan seda nuppu. Mul läks 3 nuppu suuremaks. Ahah. Vajutan selle peale. Mul kadusid need nagu, need kriipsud ära.
aga samas millegipärast ei ole õige vastus, et ma tegin selle kolmnurga suureks, ega mul pole vaja, onju. Ehk siis lahendus on lihtsalt õige nuppu vajutada ja põmm, hurraa, järgmine ülesanne. Mu mõte on selles, et mis ma praegu siin näitasin, kõik need 3 nuppu on tegelikult funktsioonid, mida ma saan kasutada programmeerimises ja see, et ma panen järgmise ülesande, see, et mul on alguses mingi kujundid ja lõpus on kujundid, see ongi progemine, see ongi tarkvara, sellepärast et lõppkokkuvõttes sul on alati andmed, need kujundid ongi andmed, see ongi üks sõna, see on 2 tähte, tühik ja 2 tähte, noh, võib niimoodi ette kujutada, eks ole. Ja ma pean selle sõna ära muutma, näiteks siin on see, et on see kolmnurk läks suureks ja ring läheb suureks, onju. Ehk siis see on nagu Eesti perenimi, mul on vaja need nimed siis suure tähega panna. See ongi literaali kõige tavalisem programmeerimise ülesanne, lihtsalt, et sa saad ringi klikkida ja katsetada. Ja see mäng vaikselt tasapisi kujuneb koodiks. Ma olen selle niimoodi üles ehitanud, et sa saad lihtsalt ringi klikkida, lihtsalt mängida, see on loogika ülesanne. Näiteks, kuidas ma seda lahendan praegu, on ju. Mul on see nupp, et capitalize, teeb suureks, klikin, vaatan, ainult kolmnurk läks suureks, ring ei läinud suureks, mis ma nüüd teen, katsetan teisi asju. Join ei teinud praegu midagi, reverse ida ma ei taha, et see oleks teistpidi. Mis siis split tähendab? Nüüd on mul nagu 2 klotsi, aga äkki see capitalize nüüd, ongi, ring läks ka suuremaks. Ja nüüd panen join'i ka kokku ja selles mõttes ma lihtsalt klikin nii kaua, kuni see töötab. Ja see ongi see, mida programmeerijad on alati teinud, et nad katsetavad ja proovivad, kuni lõpuks hakkab tööle. Sealt tuleb see kogemus. Väga vinge. See kõlab nagu nii õigesti, kuidas meie aju õpib, et ja praegu just seesama visuaalne pilt on ju võrreldes kasvõi selle eelmise ekraani jagamispildiga, mis sa näitasid, seda koodipuru meile tundub nagu väga lihtne ja tehtav. Nii et ma usun, et anna märku kommentaaris, kes sa oled siin kuulamas, et meil on üle 40 inimese juba laivis ja kirjuta, et kuidas sulle tundub praegu see, mis Krister näitas, et kas on tehtav, kas on õpitav? Ja Mirel ütleb, et nii lahe, juba tahaks õppida kõike seda. Ja tõesti, selles mõttes ma ise ka just oma kogemusest jagades, et kui palju, noh, ma olen käinud, vaata, Krister, sinu koolitustel, on ju, ja see, kui palju see annab hoogu juurde vibe-koodimisele, kui sa saad aru nendest põhiasjadest, et see lihtsalt on hämmastav, et tõepoolest, kui sa nagu tahad vibe-koodida edasi, siis palun astu see samm edasi ja üks võimalus nendest on tõesti tulla siia veebikooli õpiprogrammi, et keegi meil siin tiimistab panna lingi siia, selle õpiprogrammi lingi. Ja meil on, kuna see algab nüüd 1. septembril, sihuke korralik kooli jutsi aeg siis, et siis meil on võimalik veel saada soodushinnaga vist pakkumine, et selleks, et sa seda saaksid, siis kommenteeri siia samma chati rebane saada ja sulle tuleb siis privaatne sinule isiklikult niisugune sõnum, kus sa saad rohkem selle programmi kohta infot, et võtta kindlasti ja haara sellest võimalusest, sest see annab sulle nagu tohutult palju hoogu juurde, kui sa oled vibe koodimas. Ja siin inimesed ütlevad, et appi ma tahan seda mängu, ütleb Tiiu ja Grete ütleb, et palun rohkem selliseid õpetajaid. Noh, Ja, Krister, kuidas saab nõus. selliseid õpetajaid juurde, nagu sina? Kusjuures tead, mis nüüd on või? Seal Polütehnikumis ju need kutsekoolid pandi ju kokku. Ja nüüd septembris esimest korda Polütehnikumi majas, mis on nüüd ainult IT-maja, enda olid seal elektrikud ja ma ei tea, mis filmid ja värgid-särgid on ju. Esimest korda nüüd minu kõrval on veel mingi 4 õpetajat, kes annavad samat asja. Ja ma garanteerin sulle, et mind süüakse sealt välja. Ma ei lähe teistele õpetajatele pealegi mitte. Ma olen ju IT kolledžis õpetanud, ma olen igas kursusi teinud. Mul on seesama probleem, et tuleb mingi tähtis progeja ja see teeb mulle selgeks, kui halb mina olen. Mul on seesama probleem, mis on vibe-kooderitel. Ma tahtsin Mina ei veel tea, selle kohta, tõest-, noh, räägi, jah. ma tahtsin selle vibe-koodimise nurga alt veel seda öelda, et kui ma nüüd, ma teen nüüd, mul on üks sihuke uus amet ka, et ma olen vibe-kooderi partner, on ju. Ehk siis, et mingi firma tuleb, et me tahame ise selle vibe-koodida, mis on tegelikult väga mõistlik, sest neil on kogu see äriteadmine juba olemas, on ju, nad ei pea seletama progejale midagi. Aga nad tahavad kindlust, et kõik pärast töötab ka. Siis mina olen see partner, kes annab arhitektuuri, vaatab kõik turvad, mida iganes on ja kõik teeme üle.
Ja ma olen täheldanud seda, ja seda ma räägin õpilastele ka, et tead, et loogikat on vaja treenida. Loogika on mustrite märkamine, sest loogika vaata, et mul on pall käes, lasen lahti, kukub maha, see ei ole, loogika ei ole nagu midagi sisse ehitatud meie ajusse, see on see, et ma olen seda nii palju näinud, seda mustrit, et ju siis ta juhtub jälle. Ja, ja ainus ja nagu mis mind algselt programmeerimisse üldse tõmbas kõige alguses, oli see, et arvuti ei valeta. Nüüd on AI valetab, on ju, aga arvuti tegelikult ei valeta ise, et kui sa paned programmi käima, ta ütleb sulle täpselt, mis on valesti, miks on valesti ja mis toimub. Seega see on kõige parem viis loogikat õppida, on programmeerimine. mm. Aga inimesed mõtlevad, et aga mina treenin oma aju, vaata, ma teen sudokut. Ja aga sudokus sa harjutadki sudoku mustrit, sa ei harjuta seal loogikat. Aga programmeerides on ju, käib sul, kui sa programmeerid e-poodi, sa programmeerid mingisugust koduautomaatikat omale, mida iganes on ju, sa tegeled ikkagi päris maailmaga ja sul käib seal päris data läbi. See on see, mis treenib sul nagu reaalset loogikat, see treenib sul aju, see on jube tähtis minu arust. Mm. Ma mäletan, mul on alati oli see näide, et kui sa õpid progema, kusjuures Steve Jobs ka seda, kui sa õpid progema, siis sa õpid mõtlema ja sul teiste inimestega vestlustes sa hakkad rohkem läbi nägema nende pimenurkasid või mida nad jätavad mainimata ja kõik siuksed asjad. See on päris lahe. Hea oskus. ongi. Ja täpselt minu enda kogemuse ka, et mida rohkem ma olen vibe koodinud, mida rohkem ma olen nagu hakanud mõtlema selle programmeerimise peale üldse selle taga, mis on selle visuaalse asja taga, et ma näen, kuidas see mõjutab üleüldiselt minu sellist nagu parandab üleüldiselt minu mõtlemist ja arusaama elust, et täiega äge areng. Vot, No vot, aga siis sa nüüd saad viinamarju hakata sööma. tundub Et nii. jah. Mingeid küsimusi pole tulnud chati või? Ma ei tea, ega me ei andnud vist väga võimalustki, aga teeme niimoodi, et kui sa vaatad järgi või sul on konkreetseid küsimusi Kristerile, siis kirjuta siia kommentaari. Ma jagan pärast, Krister, sulle seda linki ja siis sa saad mingil ajal, kui sul tekib moment seal Prantsusmaal, äkki visata pilk peale siia kommentaari ja siis vastata inimestele, et kui sul on endal vaipkoodimise osas mingi küsimus või mingi mure tekkinud oma vaipkooditud asjaga, et siis kirjuta siia kommentaari julgelt ja Kristeriga sa saad tegelikult privaatselt ka ühendust. Mis su veebileht on, paneme siia. Krister.ee. Nii lihtne. No muidugi. Nii, panen selle lingi siia, et siis te saate vaadata, et saate otse ka Kristeriga ühendust võtta, kuna tema on siis, aitab vaipkoodijatel asjad korda saada. Aitäh sulle! Millal sa Eestisse Hea tuled meelega. tagasi? Väga tore oli. No hiljemalt septembris on ju. Siis ma pean õpetama. Ja umbes nii ongi tegelikult jah. No vot, kuule, aga toredat aega teile perega seal siis. Davai, Aitäh sulle ja jõudu. kõigile vahvat nädalavahetust, nägemist.